Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänaseks videoks on meil taaskord midagi väga põnevat ja ekstra müstilist ja ma ütlen ausalt, et kui ma seekord tegin selle video jaoks researchi, sain ma ise ka vähemalt, ma ei tea, 5 korda šoki, sest et ma lihtsalt ei saanud aru, et mis toimub. Tänases videos vaatame siis pisut lähemalt erinevaid seletamatuid fotosid. See tähendab siis seda, et need fotod, mida me siin täna koos arutama hakkame, omavad enda peal midagi veidrat, mida ei tohiks seal ilmselt olla. Üldjuhul on need fotod üles võetud täiesti tavalistest olukordadest ja seda enam on need asjad üliveidrad, mida te seal peal nägema hakkate. Ja hakkamegi aga kohe peale. Esimeseks fotoks ma valisin midagi natuke creepy't, seega ärge nüüd siis ehmuge, onju. 1950. aastatel ostis perekond Cooper endale Texasesse uue kodu. Nende esimesel kodus veedetud õhtul otsustas pereisa võtta üles foto enda naisest ja emast koos nende lastega. Kui nad aga mõni aeg hiljem fotot ilmutama läksid, avastasid nad sealt pealt midagi päris hirmuäratavat. Nimelt, nagu te siis näete, langeb laest alla kummaline mehe kuju. Ma tõesti ei oska teile öelda, kas see on mingisugune ilmutamise error, on see kummitus või on see mõni kahtlane pereliige, kes neil niimoodi nahkirja kombel seal rippuda armastas. Minu meelest igatahes super creepy. 1997. aastal otsustas perekond Russell külastada enda vanaema ja samal ajal vanaemast teha ka üks meeldejääv foto. Foto tuli välja täitsa kena, täiesti tavaline, aga hiljem ilmutades avastati, et fotol on kohal ka vanaisa. Mis on selle loo juures aga kahtlane, on see, et vanaisa oli tegelikult selle pildi tegemise ajaks juba üle 3 aasta surnud olnud. Nagu, how creepy is that? Pilt on lihtsalt ülireaalne minu meelest. 1975. aastal külastas abielupaar Diana ja Peter Norfolkis Inglismaal asuvat kirikut. Samal ajal, kui Diana palvetas, otsustas Peter temast teha ühe foto. Hiljem pilti ilmutades nägid nad, et Diana taga on üks selgete piirjoontega valge naise kuju, keda palvetamise hetkel seal tegelikult aga ei olnud. Kui nad läksid kirikult täpsemalt uurima, et mis see võib olla, teatas kirikuisa, et tegemist on lihtsalt valge daamiga, kes kirikut juba aastaid ja aastaid kummitamas käib. Freddie Jackson oli lennukimehaanik, kes lõpetas õnnetult oma elupäevad just lennuki kallal putitades ja propellerilt lööki saades. Päeval, mil pidi toimuma tema matus, otsustas kogu tema meeskond koguneda grupi foto jaoks. Mis on selle foto juures aga natukene veider, on see, et Freddie otsustas ka ise ennast antud fotol ilmutada. Kui te nüüd vaatate seda pilti ja siis seda suurendatud osa seal pildi peal, näete te, et selle suurendatud pea parema kõrva taga on üks pisut kummituslik kuju. Just seesama ongi Freddie. Sellised vanad pildid kummitustega tunduvad mu jaoks lihtsalt nagu üliõudsad, sest et ma nagu ei kujuta ette, kuidas vanasti nad oleksid osanud neid pilte kuidagi modifitseerida ja sinna kummitusi lisada, et ma saan aru, et tänapäeval on kõik siuksed võimalikud, on ju, aga tol ajal, no, I don't think so. Ühesõnaga, liigume nüüd pisut kergematel teemadel edasi. Alguses ma ei saanud üldse aru, et mis siin pildil valesti peaks olema. Kui te nüüd aga hakkate tähelepanelikult uurima, et mitu kätt siin pildil peaks loogiliselt võttes olema, käsi peaks olema siin pildil 8, aga pildil on hoopis 9 kätt ja siin on lihtsalt üks üleliigne käsi. Meie järgmine pilt on üks minu enda selline suur lemmik või see teema vähemalt mu enda lemmik ja selleks teemaks on siis nii-öelda ajarändurid. See konkreetne pilt, mida te praegu näete, on tehtud kuskil 1940. aastatel. Peaaegu et kõik pildil olevad inimesed tunduvad olevat kenasti ajastu kohaselt riietatud ülikonnad, mantlid, kaabud. Aga üks mees näib olevat justkui tänapäevast välja astunud oma üübermoodsate päikseprillide, pusa, T-särgi ja moodsa fotokaga. Aastal 1964 jalutas Jim Templeton oma tütrega ilusal lillelisel aasal ja otsustas ilusa vaate tõttu oma tütrekesest ühe pildi üles võtta. Hiljem pilti ilmutades nägi ta, et tütre selja taga on üks veider skafandriga mees. Paljud nimetavad seda pilti nii-öelda astronaudi pildiks ja loomulikult seda skafandriga meest reaalselt seal lillepullul tollel pildi tegemise hetkel ei olnud, seega jällegi täielik müsteerium. Okei, te teate, mulle ei meeldi lennukiga lennata. Kui mul on hetk, et ma pean lennukiga lendama, peab mu ümber valitsema ülipositiivne aura, kõik peab olema väga tore, inimesed väga sõbralikud, õhkkond väga mugav, siis ma kuidagi võib-olla enam-vähem suudan händeldada, onju. Ma kohe kindlasti ei tahaks õhus lennukiga olles, aknast välja vaadates näha midagi sellist. Reaalselt see näeb välja nagu mingi UFO-laev,
ma ei taha teada ausalt. No, thank you. Tänaseks nende piltidega me lõpetamegi, sest et minul on siin nüüd igatahes mõtteainet küll ja tahaks ausalt öelda, et need pildid on natuke peast välja saada. Küll aga ma loodan, et teile taaskord selline müsteeriumi video või pakkus ja ärge ikka unustage pöidlad püsti vajutada ja kas minu poolt muud midagi, kui näeme järgmine nädal jälle. Tšau!